Vabariigi aastapäev oli täna ja mina läksin igatahes tuttav juurde, sest ta tahtis, et ma tuleks talle appi kuulama muusikat, sest ta ostis uued kõlarid endale ja et davai, kuulame muusikat. Testisime kõlareid, Manovar, Hathaway, Sissy Catch loomulikult. Lõpuks tuli loomulikult Guns N' Roses, Aerosmith, lõpuks ka Elvis Presley, noh, sest mina olen külas, siis ma tahan ikka Elvis Presley't ja Guns N' Roses'st. Aga mingil hetkel, kuskil 6 aeg, kirjutab mulle üks naisterahvas, et äkki tuled ka siia mingi Vabaduse väljakule, siin on mingit bullshit'a vaatama, mingit paraadi, mis iganes ja kontserte, kui teab kelle poolt. Et pärast lähen minu juurde, tema juurde, ehk siis tegema siis, noh, jah. Ma üritasin talle otsa, et noh, ma praegu siin sõbra juures testime muusikat ja mul tänaseks plaane pole, et noh, vaatab. Põhimõtteliselt, noh, mind tegelikult ei huvitav praegu see, ma vaatan muusikat. Ja jäimegi siis sõbraga seal kuulama muusikat testima, seal Manovar, Sissy Catch, lõpuks Guns N' Roses loomulikult, Aerosmith loomulikult, siis ma tahtsin ka Elvis Presley't, sest no on vaja ikkagi kuulata erinevat muusikat, et kuidas see heli kõlab. Ja lõpuks jäime ka vaatama, nii et muusika mängis taustal ja vaatasime seda, ikka öeldakse pingviinide paraad või. Ja vaatasime seda, muusika mängis. Mina panin tähele, et proua president oli, ma olin imestunud, ma vist ei olnudki varem näinud, milline proua Karis välja näeb. Minu jaoks ta oli hästi välja peetud, hästi elegantne, tagasihoidlik ja seisis seal käed niimoodi, keegi tuli, võttis oma käe, andis selle käe. Mehed, holy shit, mehed ei oska üldse käituda. Ükskõik kui hästi riides, mees tuleb ja annab prouale käe. Mul ei ole suva, on see proua president või on see täiesti suvaline vanamemm kuskil keskturul. Kui ma tahtsin öelda, kui vanamemm, jah. Kui naisterahvas annab sulle käe, sa võtad selle käe hellalt ja ütled talle, mis iganes sa tahad öelda talle. Ma ei tea, mulle meeldib Guns N' Roses rohkem kui Metallica, kui Metallica mulle meeldib ka väga. Sa ei tee niimoodi, sa ei võta ta kätt ja teed niimoodi. Kõik mehed hästi väärikalt võtavad proua käe, kes ulatab oma käe niimoodi ilusti, viisakalt, väärikalt, tagasihoidlikult, stoiliselt. Mehed võtavad käe ja Mr. Bean on ägedam kui Benny Hill. What the fuck? Teiseks tema soeng korda, nagu tuleb sinna mingisugune ülikonnas vend, kes näeb välja nagu Sander Õigus. Habe on nagu mingisugune parmuhabe, soeng täiesti tegemata, mingi malts on peas. Ma saan aru, Sander Õigus tuleb loomulikult, aga sa ei ole Sander Õigus. Sul ei ole õigust tulla niimoodi. Malts on näos, malts on peas. Ülikond ei päästa sind. Pane ilusti riidesse, tee soeng pähe, fuck. Kes see oli, mingi Aarne Niit äkki või? Mingisugune homo, kes kommenteerib siis kõikide pingviinide riietust. Tal oli mingisugune hull lips oli ees, mingi hull puff oli siin kirju sigri-migri ja mul sõber küsib, et noh, Franco, sa läheks niimoodi, siukse lipsuga läheks sinna, ma ütlesin, fuck yeah. Paneks siukse lipsu nagu Aarne Niidul, lõhkised teksad, nahkpintsak äkki, soeng oleks korras ja ma lähen võtan proua käe. Ta ulatab mulle, ta seisab seal niimoodi, ta ulatab käe. Ma võtan ta käe hellalt. Võtan selle kätte ja ütlen, et jah, Axl Rose oli parast ropp, aga tema häält ei tee mitte keegi järgi. Ja ma armastan Elvis Presley't ka. Ja lähen edasi. Ükskõik kuidas ma läheks sinna, ma läheks kuradi nagu Axl Rose, Guns N' Roses laulja, fucking bokserite väär,
nagu ta laval oli, ükskõik kuidas ma läheksin, ma oleks väärikas vähemalt. Inimesed, mehed on seal väärikates kuradi fucking ülikondades ja fuck. Ma ei mäleta, kas mingi point ka mu jutu oli, äkki see oligi. Muide, Smokey on väga hea bänd. Ma kasvasin Smokey'ga üles, väike laps, pisike penn olin. Ja mul ema istis Smokey Greatest Hits plaadi ja ma hakkasin Smokey't kuulama. Ja ma aprillis saan kohe 39. Ma kuulan siiamaani seda Smokey Greatest Hits. Lihtsalt ülihea muusika. Minu jaoks. Don't play a rock and roll to me.